Tere! Mina olen Raido. Mina olen Mait. Mina olen ettevõttest nimega Ait Nord. Mina olen Mait Koverekist. Ja täna me räägime üsna põhjalikult soojuspumpadest laiemalt. Maasoojuspumpadest, õhkveest, jahutusest, küttest, tarbeveest ja seda läbi praktiku silmade. Räägime mõne sõnaga ka veel jahutusest, et me siin kord juba mainisime, et me teeme üha paremaid ja paremaid maju, mille siis nagu soojapidavus on parem, eks ole, eliksist neid. Me teeme ka eestlastel omaseid väga suurte akendega maju lõuna suunas. Ehk siis see toob omakorda meil täna tegelikult päevakorda ka jahutus. Et see jahutuse vajadus on tõusnud nagu märkimisväärselt tegelikult. Kui me siin võib-olla 10 tagasi rääkisime jahutusest, siis kõik muigasid ütlesid, et me teeme akna lahti ja meil on toas jahe. Täna me räägime ka siukeste kevadiste, päikesepaisteliste päevadega, nagu täna väljas võib olla siin, ma ei tea, 10 kraadi sooja, aga tegelikult osad hooned vajavad juba jahutust. Ei ole ka juhused, kui veebruarikuus on mõnda vaja jahutada teatud ruume. Ja selleks on need maakütte ja õhkvesi täiesti õiged asjad kõige kohal. Ma saan aru tegelikult, eks ole, me eristame maakütte puhul passiivjahutust ja aktiivjahutust. Ehk siis passiivjahutust, ma saan aru, võtame lihtsalt maa sees vedeliku ja sellega jahutamise ongi juba jahe. Ehk siis tegelikult see nii-öelda külmakandja, mis meil on maas, sellega me ka jahutame. Just. Soojusvaheti vahel loomulikult, eks ole, me ei lase ju piiritust majja, eks ole, meil maakontuuris ringleb meile piiritust, me eraldame selle, eks ole, soojusvahetiga, aga sealt edasi me võime teha siis ka tegelikult ju nii põrandajahutust, kuivjahutus, eks ole, kuivjahutust, kui ka märgjahutust, eks ole, 7-2. Räägime natuke võib-olla selle lahti, mida siin kuivjahutus, mida siin märgjahutus. Okei, kuivjahutus on meil, kui me jahutame põrandat 18 kraadini. Ehk siis me ei kondenseeru. Just täpselt, ei lase põrandid märjaks. Just, ehk siis kuivjahutus. Ja kui me räägime märgjahutusest, siis meil on laejahutus. Pänkkoilidega, eks ole, see võib olla põrandal, laes, seinas, kus iganes. Ja seal meil siis kondensaat tekib ja selle peab ära juhtima. Just, eks ole, me oleme seal 7-12 temperatuurigraafikus jahutusel, eks, et me kusagil kindlasti kondenseerume või lähme alla kastepunkti. Ja seal me saame nagu täpselt panna, mis kraadi me tuba tahame. Just. Me põrandajahutusega tegelikult ju ei saa toakaupa väga täpselt juhtida või saame? Toakaupa saame, aga kas me seda tulemust nagu saavutame, kui me paneme, et me tahame saada siia 18, seda me ei pruugi saada lihtsalt. No just täpselt, eks ole, kuna meil on põrandatemperatuur, eks ole, kui me laseme 18 kraadi põrandasse ja pinnatemperatuur on 21, siis me tegelikult väga allapoole seda ei saa. No seegi asi. Just, aga kui me räägime, kui meil on väljas temperatuur siin, parimatel hetkedel ka Eesti kliimas, eks ole, siin 30 kraadi lähedane, siis kas me tahamegi tuba, mis on 20 kraadi. See diferents on ikkagi väga suur. Neid külmetunud kurkusid ja nohuseid ninasid oleme me ilmselt jahutushooajal päris tihti näinud. Ja autodest on need esimesed laksud teada. No absoluutselt. Ehk siis tegelikult me saame jahutada maasoojuspumbaga nii passiiv kui aktiiv. Mõlemad saame teha, jah. Räägime natuke aktiivjahutus. Aktiivjahutuse puhul me paneme ka veel lisaks kompressori käima, et me teeme külma. Ehk siis me teeme külma. See kõlab hästi. Et kui me paneme sinna siis eraldi jahutuse akumulatsioonipaagi, ehk siis me tegelikult jahutame mitte maakontuuri, aga seda akumulatsioonipaaki. Me keerame kogu selle maakütte ringi justkui tegelikult sinna akumulatsioonipaagi peale, hakkame seda jahutama maa asemel, eks ole. Mis me selle tekkiva soojaga teeme? Sest kui me paneme kompressori tööle, meil tekib ju soe, eks ole. Ja selle sooja me juhime nüüd maasse. Ahaa, et see tegelikult siis justkui peaks tõstma nüüd maakontuuri temperatuuri, eks ole, justkui sel hetkel peaks nagu soojuspump tegema kõrgema kasvuteguriga tööd nüüd justkui. Just, aga seda on nagu mõistlik maha jahutada ikkagi puuraukudes, et kui me nüüd laseme selle sooja maakontuuri horisontaalsesse, siis meil võib see maa nii soojaks minna, et meil nagu suure soojaga võib-olla juulikuuks ei olegi enam sealt midagi võtta ja jahutada. Ehk siis tegelikult, kui me räägime horisontaalsest... Siis me räägime ikkagi kuivjahutusest pigem. Jah, või siis, kui me räägime passiivjahutus, maakontuur, horisontaalne põrandajahutus. Kui me räägime nüüd, eks ole, maakontuur horisontaalne, aga me tahame saada väga madala temperatuuriks märgjahutust, siis me räägime ikkagi tegelikult aktiivjahutusest. Eks ole, kui me paneme ka kompressori tööle ja nüüd selle liigsoojuse anname tagasi maasse. Just. See on nüüd, ilmselt tuleb ka veel mõelda, ehk siis tegelikult suure jahutuskoormusega majal võiks olla tegelikult ju siis need energiapuuraugud, eelistada. Sest
paranda mind, kui ma eksin, aga minu meelest me saame passiivjahutust kätte oluliselt odavamalt. Saame. Ma ei pea sind parandama. Kui ma parandaks, siis me mõlemad eksiksime. Okei. Ehk siis tegelikult, et ma mõtlen seda, et isegi kui meil on nagu kinnistu justkui nagu oleks suuruselt sobiv, et me võime teha ka horisontaalse maakontuuri, aga maja jahutuskoormus on sedavõrd suur, väga suured klaas. Siis ei ole nagu mõistlik. Siis ikkagi tegelikult puurauk. Puurauk. Energiapuurkaev. Ja seda järjest rohkem lubatakse meil teha ka ja isegi linnadesse. Ja vist tehakse ka rohkem. Tehakse. Järjekorrad on väga pikad. No jah, et selles minu viimased vestlused energiapuurkaevade tegijad ütlevad seda, et tegelikult on see puurimise osakaal on tõusnud üsna märkimisväärselt. Et seda on nagu märgata, et just ka ma pakun, et majad on paremaks läinud, jahutust on rohkem vaja. Just, et see jahutusvajaduse tõus on ikkagi olnud üsna märkimisväärne. Okei. Siis räägime ka mõnes mõttes ka veel jahutusest nii-öelda siis õhk-vesisoojuspumba nii-öelda vaatenurgast. Sellega on täpselt samad lood. Samamoodi saame jahutada. Aga me saame jahutada, seal ju passiivjahutust ei ole ega? Seal ei ole passiivselt midagi võtta. Eks ole, igal juhul me peame panema kompressori tööle, ehk siis tegelikult aktiivjahutus. Aga selleks ei ole meil vaja nagu kahte seadet, et ekslikult arvatakse, et me peame lisad spliti panema, mis teeb meile jahedat, aga me saame paremini nagu õhk-vee ja õhk-õhu, eks ole. No see oleks nagu natukene, no jah, siingi võib-olla on omad mõtted, kui me tahame jahutada näiteks ainult ühte ruumi kogu hoonest, et siis võib isegi selle splitil tegelikult või selles õhk-õhu mõte olla tegelikult, aga et me tahangi jahutada väga madalaks ühte ruumi. Näiteks ma tahan magamistuba saada suvel 17 kraadi peale. Kas sa ka magada? No võib-olla, et kui see kogu aeg õhk liigub. Aga jaa, seda võib nii ja naa, aga kui me tahame ikka tervet maja jahutada, siis me saame seda kõik selle õhk-veemasinaga tehtud. Ja selles mõttes me saame teha seal nii kuiv kui märgjahutust, eks ole. Me saame teha selles mõttes seda 18 kraadise pealevooluga ja me saame teha ka 7 kraadise pealevooluga, eks ole. Mõlemat võimaldab. Automaatselt ju on. Kõik on automaatne. Absoluutselt. Kaugelt juhitav, mida iganes, aga soovid. Hästi palju on inimesi tulnud ka rääkima seda teemat, et me jahutame läbi ventilatsiooni. Ja seda on ka tehtud, aga selle kasu on nii väike, et ehk siis tegelikult õhuvoolukiirus on nii väike, et me isegi ära jahutame, siis ta ei suuda meil seda tuba ikkagi jahutada, et õhk vahetub meil üks kord 2 tunni jooksul. Ja kui me seda siis nagu jahutame, me ei saa ka seda väga jahedaks lasta. Ehk siis tegelikult õhuvoolu hulk on selleks liiga väike. Et tuua seda piisavat nii-öelda jahutusenergiat sinna ruumi. Me ei jõu ära jahutada seda. 2-3 kraadi ütlevad praktikud, eks ole, et kui meil on välistemperatuur seal 27-28 kraadi, siis me ikkagi tegelikult seal alla 25 kraadist õhku väga sisse ei puhu, et see nagu oluliselt ka ei jahuta. Nii et ütleks, et see on natuke mõttetu. See võib olla tegelikult, kui me teeme seda nii-öelda sümbioosis näiteks põranda jahutusega. Ja üks aitab teist. Siis võib selles asjas olla küll tegelikult tuba. Ja siis me võime teha seda. Aga puhtalt ventilatsiooni jahutusele loota on ikkagi vist nagu liialt optimistlik. On. Okei, eestlased küll üldiselt on optimistlikud. Kui sul hea vaataja jäi midagi aru saamata, küsimata. Kui jutt kõnetas. Ja kui midagi on veel küsida, veel uurida, siis ole hea. Helista Maidule või kirjuta.